See on nii armas näha internetist, eks ju, eesotsas minuga. Missugused väiksed armsad armastuse kerjused me oleme. Loome siis legendi endast. Netis tahame kuidagi netist, et me oleme, enamus me tahame olla koolitajad ja gurud ja siis me nagu teeme hästi kihvti klippe, kuidas me hästi õnnelikud oleme ja kuidas me maailma tahame parandada ja see on nii armas kõik. Ja iseennast ka vaadates, eks ju, siis see on läinud nii kaugele juba, et kui mul on sünnipäev, siis ma õnnitlen ennast sünnipäevaks ja ütlen, et mul on sünnipäev täna ja kuigi vanas kultuuris ikkagi teised õnnitlesid, et iseennast nagu ei õnnitle, aga ja nii edasi, siis loome oma leiboleid ja lihtsalt meil on armastuse puudus ja siis läbi interneti me siis kerjame ja loome siis selle kuvandi endast netis, et kui targad ja ilusad me oleme. Ja argipäev, kui sa vaatad iseennast teisi ja teistmoodi natukene, aga mis siis, see on kuidas sulle öelda, nagu väike laps mängib kodu. Et ta ju ka mängib kodu, sa ei lähe ju väikest last mõnitama, et kuule, et see ei ole päris kodu, ta õpib kodu mängima nii, me õpime ka armastama ja selle, ütleme, spirituaalne dialektika seisnebki selles, et kuidas siis ühendada kõik see keha ja internet ja rahvus ja rikas ja vaene ja ilus ja kole ja kuidas see kõik see tervik panna nagu armastuse energiasse, eks ju, et ütleme, inimesed isegi vaimses elus on hästi sellised fanaatilised, eks ju, kuna süda ei ole puhas, et ütleme, et ainult kristlus või ainult ajurveeda Indias, eks ju, see meditsiini, ütleme, ja ainult astroloogia või ainult vastusastra, venksu, et inimesed teevad hästi kinni ühte asja või mis anne neil on, eks ju, mõni teevad läbi muusika, läbi mantrade, aga dialektika tähendab seda, et sa oskad seda ühendada kõik suure armastuse nagu energia nime alla ja võib-olla kõige suurem tragöödia, võib keerulist filosoofiat ajada, aga kõige suurem tragöödia hingele on see, et ta ei armasta kõiki spontaanselt ja võrdselt, eks ju. Et nii kui hakkab see materiaalne maailm kahesus, et see on oma võõras, eks ju, see mulle see meeldib, eks ju. Ma saan aru, et see mitmekesisus on tore ja sul ei peagi kõikidega olema hästi lähedaselt nagu sina peal, et kõik sind mõistavad nii ja naa. Aga see sisemine tunne, nii kaugu seest nagu, kuidas sa ignoreerid või tšekid või paned erinevatesse lahtritesse elusolendid, eks ju, et see mulle välimuselt nii meeldib, see on ateist, eks ju, see ajab mind närvi mingi oma New Age mulliga, eks ju, topoi nagu lauajalg, eks ju. Et ja nii kaugu sul on nagu sellised kategooriad sisemised, nii kaugu on pekkis kõik. Sest hinge omadus nagu armastada tingimusteta ja kogu seda loomet, eks ju, jumal, eks ju, puu, putukas, naaber, sugulane, ülemus, töökaaslane, kõiki nagu võrdselt. Aga käitud vastavalt ajale kohale tingimustele, see on nagu armastuse mäng, eks ju, nagu korvpallis või jalgpallis, seal on omad reeglid, eks ju, ründajad, seal väravavaht, eks ju, treener, kõik teavad oma kohta, et see armastuse mäng saaks toimida. Aga see on võib-olla kõige hullem tragöödia ja et me ei saa aru, kuidas loodus meid armastab, kuidas Jumal armastab, kuidas kõik, mis meiega on juhtunud ja juhtub ja on ainult selle suure armastuse, selle Jumala südamest sügava Jumala armastuse nagu ilming meie suhtes. Seda nagu täitsa ulme, sellest ei saa aru, eks ju, et mis Jumal ei armasta mind karma, näed, mul on nii, mul ei jätku neid asju, eks ju, sa nagu ei oska seda läbi ammustada. Kuidas ta hoolitseb sinu eest nagu väike laps, kes viriseb, ütleb, et ema ei lubanudki mulle hommikul 3 jäätist osta. Naabri ema on hoopis parem, naabri Jukule ostavad küll jäätist rohkem kui mulle. Ühesõnaga selline rumal arusaam ja siis teine, mille pärast me oleme õnnetud, me ei saa aru, et meid armastatakse ja me ei oska ise armastada spontaanselt kõike, siis me peame nagu kunstlikult läbi vaimsete praktikate ja kõige nagu ma austan kõike, ma armastan kõiki, kõik on võrdsed, me oleme üks suur pere, eks ei ole hea ja halb, kõik hinge tasemel on võrdsed, Jumal anna mulle arukust, kuidas kõigiga käituda, vastata ajale kohale tingimustele jäädes armastusse, mõnega on vaja distantsi hoida, mõnega rangusenergiat, eks ju. Kui sul on positsioon lapsevanem või õpetaja või kohtunik või ülemus, siis sa võid isegi distsipliini ja ranguse, isegi vihaenergiat kasutada, ühesõnaga kõik, et päris suur selline mitmekesisus.